teemad, need olid nii huvitavad sellest esimesest teemast, issand, ma peas käis nii palju mõtteid, et kui palju abi saab sellest loovteraapiast. Mina kuulsin sellest täna esimest korda ja kohe mõtlesin oma lastelaste peale ja õpilaste peale ja kõikide peale, kellel oleks väga sellist vaimse tervise tugevdamist vaja, et see oleks üks väga hea asi. Siis teine teema, koolituskeskus, Antsu loeng. Mina pakkusin ka ennast lektoriks, aga mind ei ole veel kutsutud. Tahtsin rääkida, õpetada teid, kuidas diabeetikutega toime tulla, aga ma loodan, et äkki ta kutsub mind. Tuleb ennast ise pakkuda. Ja. Siis infektsiooni älisi ettekandest. Ma ei tea, kas ma julgen seda öelda, et siis kui mina osakonnas töötasin, ma kuulsin praegu esimest korda täna, et neid põiekateetri, neid kõiki puhastatakse ja kõike seda tehakse. Seda ma kuulsin esimest korda, siis ütlesin, issand, see on nii oluline ju, et infektsiooni ei tekiks. No sain targemaks, mis sellest praegu, eks ju. Siis apteek, Jaana loeng, super. Tuletasin kõik meelde need taimed, mida enda ümber seal aias kasvab ja mida kõiki saaks kasutada ka vahepeal. Ja muidugi Triinu loeng. Et õnn on see, kui sul on midagi teha, kui sul on kedagi armastada ja kui sul on mida loota. Et mina iga hommik ärkan, teen silmad lahti, issand, ma olen elus. Loen taevaisa, veeisa palve ja päev läheb lahti. Ja suure rõõmuga tulen siia majja, kõik need päevad, mis ma siin saan olla. Ma olen tõsiselt tohutult õnnelik, et mul on see võimalus siin käia ja olla ja... Sa pead tööd ka tegema. Ja ei töö vastu mul ei ole midagi, aga iga kord, kui ma tööle tulen, mõtlen, oi, kes mul täna tunniplaanis on, kes need patsiendid kõik on, kuidas ma nendega kõik hakkama saan, aga kõik läheb ilusti. Aga siis tahate kindlasti teada, kuidas ma selle hulluseni jõudsin, mis mul siin nüüd kastide viisi on, 500 eksemplari on tellitud, ma ei tea, kas nendest jätkub kõigile. Et siis ma natukene teile räägin, kuidas see asi kõik alguse sai. Aastal 2010 ilmus ajakirjas Eesti Õde minust selline artikkel ühe õe teekond ühes haiglas. Ma ei tea, kas kellelgi on see ajakiri olemas. Nii, ja see tekst oli mul siis kuskil arvutis seisis, et 2010. Kuni eelmise aastani see seal kuskil seisis. Nii, ja siis kui ma nüüd hakkasin eelmisel aastal mõtlema oma juubeli peale, 60+, siis oli niimoodi, et siis järsku mul tuli, no teate, mina olen üldse üks hull inimene. Ega minul on ülemustega minul väga raske olnud, sest ma kogu aeg õiendan ja tahan midagi teistmoodi ja paremat ja kõikidele nii. Ja siis tuli mul selline hull mõte, et kuramus, mul on nii palju igasugust. No seal kappides igasuguseid mälestusi, paneks need õige raamatusse ja teeks oma juubeliks raamat. No, juubel oli ju 25. november 2024, aga suvel hakkasin selle peale mõtlema. Ja siis peale puhkust augustis hakkasin siis neid materjale kokku korjama ja trükkima. 23. oktoobriks eelmisel aastal oli midagi valmis. 19 lehekülge A4, täiesti äärest ääreni täis. Ja selle raamatu pealkirjaks ma panin siis ikkagi tookord, et ühe õe teekond ühes haiglas. Aga selle pealkirjaga tulid muutused, et seda sai veel nagu töödeldud ümber. Ja muidugi siis järsku tuli, et aga kas ikka see on õige mõte, et äkki ma küsin ka nõu kellegi käest või vaatan, et kas see on ikkagi, kas üldse seda on vaja teha. Saatsin siis kähku oma kirja ja oma selle, see oli siis ühe sõnaga, kuidas seda öeldakse, kui raamat hakkab, käsikirja. Saatsin oma käsikirja Jaanale, saatsin Hillele, kas Hille on siin? Hillele, saatsin Karmenile ja saatsin oma tütrele. Jaana vastas mulle
väga küllaltki kiiresti, kõik nad vastasid mulle küllaltki kiiresti. Jana vastas, et ta tegi mõned korrektuurid seal ja sellest ma sain kohe aru, ma võin edasi teha. Hille vastas, et väga huvitav oli lugeda ja ka lisas sinna mõtteid. Ja siis, kui mu tütar oli selle läbi lugenud, siis ta helistas kohe mulle, Emme, tead, see on nii äge ja pane veel seda ja mis ta tuletas meelde seoses sellega, et tema siin minu töö juures oli tookord. Aga muidugi Karmen ei viitsinud minu käsikirja lugeda ja nüüd ta täna tunnistas mulle, et ta ikkagi luges ka ükskord selle käsikirja läbi. Siis ma mõned korra küsisin, kas sa lugesid? Ei lugenud. 24 oktoober sai Hille, 26 oktoober sai minu tütar, nii. Ja siis tuli mõte, et ma küsin ikkagi veel kellegi kogenema käest, kes on raamatut välja andnud, et helistasin siis Silvi Jansonsile, et te teate seda inimest, jah. Ja tema ütles, et aga kes sul see keelekorrektuur on? Mis keelekorrektuur? Mis mõttes? Ma olin ise keelekorrektuur. Ja siis ta pakkus mulle Kaile Kabuni. No siis ma võtsin Kailega ühendust ja ta oli nõus mul siis seda käsikirja üle vaatama. 28 oktoober saatsin Kailele ja 5. novembril saatsin siis juba korrigeeritud käsikirja Võru trükikojale. Ja leppisin kokkusaamise ja ütlesin, mul on vaja kohe kähku hinnapakkumist ja mul on see raamat vaja kätte saada 25. novembriks. Nii. Hinnapakkumine, ma olin niimoodi eufoorias, et mis tuleb, eks ju, 7. novembril tuli mulle hinnapakkumine. Kohe vaatan. Ahah, hinnapakkumine. Hinnapakkumine, see on nii peenike tekst. Ühesõnaga see summa tuli 3400 eurot pluss käibemaks 4148. 4 tonni. Kust ma selle raha võtan? Ja kusjuures ma küsisin, et kui ma tellin 10 eksemplari või 500 eksemplari, vahet ei ole. Sest kõik selle käsikirja läbitöötamine, selle kõik sinna raamatu vormi panemine, no ma viisin esimene kord teatud kogu see pilte, mis ma sinna sisse tahtsin panna, ega see ei piirdunud, ma saatsin veel mitu korda, siis ma vist 5. kord viisin mingit materjali, siis see trükikojas ütles, et palun ära too enam rohkem, kui see raamat ei saa kunagi valmis. No vot. Ja siis, jah, ma sain selle hinnapakkuse, kust ma raha saan? Yes! Ma olen ju Tervisekoori projektijuht, kirjutanud neid üle 100 projekti kähku. Vabariiklikule pulkale, kohalikule pulkale, Võru linnale, Võru vallale, kõigile sai projektid kirjutatud, tohutult üles viidetud, kui tähtis ajalooline dokument see on ühe õe elust 45 aasta jooksul haiglas. No vot, ja siis muidugi siis mulle öeldi, et kui need asjad kõik paika saavad, selleks kulub mingi kuu aega, et see valmis nagu raamat, mis peaks siis tulema ja trükkimine läheb ka kuu aega, nii et võib-olla aprilliks, maiks, ma ei saagi juubeliks raamat. No ega midagi. Siis kui me pidasime siin haiglas minu seda juubelit 60+, siis ma teatasin, et mul tuleb vist raamat ja kolleegid otsustasid, et nad toetavad minu raamatu väljaandmist. Ma olen tõeliselt tänulik kõigile, kes on toetanud. Ja nüüd see saigi siis teoks, aga see, mis siia raamatusse läks, seda on nii vähe, sest tegelikult näete, siin on veel nii palju, mis võiks raamatusse minna. Aga ma loen siin mõned kohad, mis kõik jäid veel välja, aga ma loen võib-olla sellest raamatust. Ja kui seda raamatu tiitellehte või seda pealislehte vaadata, siis näete, nüüd on selline, aga mul oli 3 varianti. Üks oli siis see. Nii. See.
üks variant, siis no see on peaaegu see nüüd, kolmas variant ka oli veel. Kuidas ma seda saan siin üles ainult, et ja siis ma uurisin seda, küsisin jälle targemate inimeste käest, et mis pealkirjaks panna. Andsin talle mingeid variante ja siis keegi ütles, et aga pane see haigla väikelinnas, et see tekitab sellist huvi, et mis seal haiglas siis toimus, eks ju. Ja alapealkirjaks ühe õe lugu. Ja nii siis saigi, et peal on siin haigla väikelinnas ja siin sees on siis ühe õe lugu. Ja siis muidugi mitte enne seda, vaid vahetult selle ajal, kui ma seda raamatut siis trükkisin, siis ma lugesin läbi Kristi Watsoni raamatu Hoolivuse keel ja mitmeid selliseid raamatuid, mis nagu kirjeldasid seda õe tööd. Ja näiteks siin on see üks lõik sellest raamatust, et õe elukutse. See on elukutse, mis võtab iga päev tüki sinu elust, sinu hingest. Emotsionaalne energia, mida on tarvis inimeste eest hoolitsemiseks ajal, millal on kõige haavatuvamad, ei ole ammendamatu. Ja ema Theresa on öelnud, ükskõik mis su elus võib ette tulla, pea alati meeles, et vaadata tuleb mäetipu poole, sest silme ees peab olema midagi suurt. Pea seda meeles, et ja ära lase ühelgi raskusel, kui suur see ka ei tunduks, ennast heidutada ja ära lase millelgi vähemal kui mäetipp oma tähelepanu kõrvale juhtida. See on ainus mõte, mille ma tahan sulle jätta. Vaata mäetipu poole. Siis kui ma vahepeal siit haiglast väikeseks ajaks ära olin ja tagasi tulin, siis tuli mul meelde, et kui ma tulin Jana juurde uuesti tööd otsima, siis Jana pakkus mulle, oli jälle puudus psühhiaatria osakonnas õdesid. Ta pakkus mulle, et mine vaata psühhiaatria osakond. Tookord oli psühhiaatria osakond seal nakkuse majas, kõrvalmajas. Ja ma läksin siis üks päev sinna. Ma olen kogu aeg mõelnud, et ma ise olen selline püsti hull ja selliste psüühiliste haigetega toime tulla on päris keeruline. Ja siis oli niimoodi, et ma tulin sinna nende juurde ja personal ütles, me lähme nüüd käime kähku kohvikus, et ole sina siin. No mul juba tekkis kõhe tunne. Ja siis, kui ma olin seal õe postis, hakkasid mulle järjest need patsiendid niimoodi tulema lähemale. Mul tuli selline katuse ära lendamise tunne. Aga muidugi, ega nad ei teinud minuga, aga ma kohutavalt kartsin neid. Siis ma mõtlesin, ei, siin ma ei saa töötada, see ei sobi mulle. Ma vaatan, mis mul siin veel on. Jah, täna oli ka sellest, et hoolivus on keel, mida isegi kurdid kuulevad ja pimedad näevad. See käib meie tööga väga tihedalt kokku. Aga sellest siis ma natukene, teate, ma istuks. Ja siis ma räägin teile mõned juhtumid või mõned lood siit selle kaarte vahelt, mis mul sinna raamatusse ei saanud. Mingil sünnipäeval kingis mulle üks õde, üks minu kolleeg mulle sellise kaardi ja ta on vist, ma arvan, ta on selle ise siia luuletanud. On ülim tõde, et halastaja õde, kui rahusõdur valvab rahurindel, nii ööl kui päeval, leevendades pingeid. Me ihuhädad saavad kosutust ja hingepiinad lõhutust. On abivajajal ju väeti jaks, ta uudishimulik kui väike laps. Kuis tänada sind, valge tuvi? Su hoolivus meist taastab elu huvi. Kuid su kõige suurem vaprus on su igihaljas noorus, laululust, satiir ja huumor. Tervendavad nagu huurod.
väga ilusad sõnad, need oleks võinud ka seal raamatus olla, aga neid kahjuks ma ikkagi vist pean andma selle raamatule järje. Et jah, ma vaatan, mis mul on siin sellist, mida ma teile võiks lugeda, naljad said sinna raamatusse mingi. Mul on siin mingi märge, et heidame pilgu ajalukku. Märkmed aastat 1996 kuni 98. Ma olen kirja pannud niimoodi. Tahaksin väga tegeleda õendusega. See tähendab, vesteldes haigetega viia nad arusaamisele, et mitte ainult keemilised ravimid ei tee neid terveks, vaid igaüks ise saab oma tervise heaks palju ära teha. Muideks esmaspäevasel rahvusvahelise õdedepäeva konverentsil jäi samuti kõlama see, et kuidas toimida inimestega või kuidas neile selgeks teha see, et nemad ise on oma tervise eest vastutavad 99%. Et kuidas seda saab, et tihti tulevad inimesed meie juurde, on ülekaalulised, suitsetavad, tarvitavad alkoholi ja siis ütlevad, aga tehke mind terveks. Jah, aga üldse ei mõtle, et mis tema ise saaks ära teha. No sellised mõtted olid minul tookord. On väga oluline, et nii arstid kui õed annaksid patsiendile üheselt mõistetavaid teadmisi. Patsiendi õpetamine ja info jagamine nii protseduuride kui ravi kohta on väga oluline, sest teadmatus tekitab hirmu ja raskendab paranemist. No vot on, mis see kuradi kateeter siin mul ripeldab, tead, tõmban ta välja ja kogu lugu. Kaua ta siin kestab, on. Inimene ei tea ja siis ongi. Nii. Niimoodi kujutan ma ette õendust, mis teeb omakorda õe töö huvitavamaks ja muudab õe oma töös iseseisvamaks, arsti abilisest iseseisva professionaalsuse suunas. Sellised mõtted on minul olnud 96. aastal. Esimene samm. Uued õenduslood, kas te mäletate, tulid need uued õenduslood? Õde paneb kirja kõik haigega toimuva. Ja teine samm, haige saab valida õde ja arsti. Kas saab praegu valida? Veel ei saa. Jah. Et see kõik toimiks, on vaja teadmisi läbi järjepidevate enesetäienduste. Haigest saab patsiendis vahetada. Mida? Jah, no võrd, midagi on muutunud, aga see oli väga ammu. Siis ma olen kirjutanud siia, et mina töötasin siis tookord sise 5B ja ma läksin sellega vist haigla juhi juurde, aga ma ei mäleta, kes tol ajal oli. Igatahes Mait Karlis viskas mu ükskord enda kabinetist välja, kui ma läksin jälle midagi nõudma. Mul on siia kirja pandud. Millal muutub töö arstide poole pealt normaalseks? See ei ole normaalne, et meil on 5 arsti ja teisel pool 5A pool 2 arsti. Aga need 5 arsti andsid kõik korraldusi. Sellepärast oli see probleem. Teine punkt. Mida võib õde arstile öelda? Ja 3. on, millal ühtlustatakse palgad polikliiniku ja haigla õdede vahel? Ilmselt oli mingi käärid olid seal, ma ei tea, polikliiniku õed said vist, Silvi, kuidas oli, polikliiniku õed said kõrgemat tasu või? Ei mäleta. Nii, ja viimane küsimus siin on, mis rahade eest remonditi BMA? See hambaravi, jah. Nii, ma vaatan, mis mul on siia vahele üks vaheleht pandud, Arnoga juhtum. No see raamatus on ka, te näete, et vaat tol ajal mina olin haigla kultuurnik ühesõnaga, vastutasin kõige kultuurilise tööst ametiühingu liinis ja Arno Uppin oli meil töötas kiirabis ja oli komsomoli sekretär. Ja me Arnoga viisime läbi igasuguseid neid üritusi ja seal on raamatus on pildid, kus me juhime õhtut ja nii. Ja siis oli ükskord, kunagi tükk aega hiljem, kui ta juba sai arstiks ja oli gynekoloog Tartus ja ma läksin vist mammograafile ja näen, Arno tuleb, tšau, Arno! Arno tuleb mulle lähedale, et ma ei ole Arno, ma olen doktor Uppin. Ma ütlesin, oi, vabandust.
nii, solvasin. ma vaatan, kas mul siin veel nii. olen teinud ühe kirja, Rein Kermes on olnud siis haigla juht ja ma olen palunud siis toetust Võrumaa piirkond, õdede Võrumaa piirkond palub leida võimalust toetada õdede löögastusreisi Sankt-Peterburgi ja Mihhailovskojasse. Ja mul on ära toodud ka see summa, et ühe inimese maksumus on 2400 krooni, millele lisanduvad tasulised üritused, vaatamisväärsused, toitumine 1100 krooni, nii et seega ühe inimese kulu on 3500 krooni. Aga ma ei mäleta, kas me saime vist mingit toetust kuigi veel. Jah. Siis olen ma teinud Võru maavalitsus, Võru linnavalitsus, Võru vallavalitsus, aktsiaselts Võru autobaas, sõidupiletite ühtlustamine linna ja lähiliinidega. Nii, Võru haigla töötajate nime. Võrumaa haigla töötajad kasutavad tööl käimiseks linnaliine, need ja linnatunnis on vastatud, et selle ühesõnaga, et haiglatöötajate palgad on vabariigi madalamad. Seetõttu on majanduslikult väga raske osta 2 kuupiletit, mis oleks ligi 200 krooni kuus. Ja linnatunnis on vastatud, et selle küsimuse lahendamine ei ole võimatu, miks siis ikkagi praeguse ajani ei ole tehtud vastavaid läbirääkimisi ja võetud vastu otsuseid. Oleksime väga tänulikud, kui meie palvet võetakse kuulda, kuna teeme väga rasket ja vastutusrikast tööd. Nii, Õdede Liidu esinduse nimel. Nii, siis on mul siin üks. See küsimus on lahendatud. Jah, see küsimus praegu on kõik väga hästi. Aastal 1990, 26. november, kommipakkide tellimine. Võru maakonna haigla ametiühingu komitee palub võimaluse korral valmistada töötajate lastele, tookord said töötajate lasted, jõuludeks kommipakid hinnaga 3 rubla tükk, 350 pakki. See on lahendamata. Vaheldades lahendatud. Nüüd on jälle lahendatud. Ja siis aastal, mis aastal, 1992 ja kuulutati, ma ei mäleta, kust ma seda kuulsin, et Saksamaale saadetakse õdesid. Keegi neuroloog Tartu Ülikooli kliinikumist organiseerib mingid õdede gruppi Saksamaale. Ja mina muidugi kähku kirjutasin selle avalduse, lasin kellelgi ära trükkida oma eluloo kirjelduse sinna ja saatsin dokumendid ja oli vaja kiiresti saksa keel. Ma olin koolis õppinud inglise keelt, ma läksin saksa keele kiirkursustele 1 kuu niimoodi, et 4 tundi olin koolitusel ja siis edasi 4 tundi õppisin veel kodus, nii et ma õppisin iga päevaga 10 uut saksakeelset sõna juurde ja mul sai saksa keel päris, ega ma hätta ei jää. Aga siis, kui ma kõik need dokumendid ära saatsin ja olin valmis sinna Saksa minekuks, siis tuli mulle vastus. Väga austatud Frau Hörak, pean teile kahetsusega teatama, et saatkond ei saa teie ülalmainitud taotlust rahuldada. Vastavalt rahvusvahelise õiguse kehtivatele tavadele ei teatata taotluse tagasilükkamise põhjusel. Aga mina teadsin väga hästi, mis see põhjus oli. Sest minu poja oli kinnitamisasutuses ja seda rohkem ei olnud vaja midagi põhjendada. Nii, vaadake see, kui raamatus on ka sellest õnnat, et üks julge katsumus selle kuuma õhupalliga. Lapsed kinkisid mulle 70. juubeliks, aga selle ma sain ära teha alles 6 aastat hiljem ja siia on kirjutatud, et proua Veevi Hõrak, Holopi õhtune paruness. Tead, selle õhupalliga on ju nii, et kui tuult enam ei ole ja gaas saab otsa, siis potsatadki sinna, kus aga seda teatati alles siis, kui me olime juba kuskil Lasva järve kohal. Issand, tuul jäi seisma, mis nüüd saab, gaas saab kohe otsa. Aga siis õnneks ta viivis sinna kalda poole, nii et me maandusime selle järve ja kalda äärde. Kõik läks väga hästi. Nii, siis olen pidanud veel nende ravifirmadega mingeid kirjavahetusi.
Okei, ega ma teile ei jõua siit kõik ette ja siis ma olen mingi näidendi kirjutanud sinna õdede sellesse, aga muidugi siia raamatusse ma ei saanud kõiki neid juhtumeid panna, mis oleks nagu, no näiteks üks selline juhtum oli, kus oli valvevahetus ja te mäletate, varem oli niimoodi, et valvet anti üle bussi juures, üks osakonnaõde siis lõpetas õhtul valve, läks alla bussipeatusse ja teine tuli bussi pealt, rääkis tšuh-tšuh-tšuh ja kui ta üles jõudis, siis oli üks patsient aknast alla hüpanud, 6. korrusel. jah, see oli päris karm juhtum. Ja muidugi peale seda enam sellist olukorda, no see kohe likvideeriti, et valve valve üleandmise aeg läks ju tööaja sisse, kas on niimoodi? jah, aga tookord ei olnud ja igal ühel oli niimoodi. Siis näiteks minul oli üks selline juhtum, et kui ma alustasin õena tööd, siis üks vanem õde, siis oli vanasti süstiti õhtul need, kes olid maakaebustel, gastriidid ja kõhunäärmed valudega, mis iganes, süstiti atropiini, mäletate? Ma ei tea, kes ei mäleta, keegi teab, et on nii noor, et ei ole seda vist üldse süstinud. Seda süstiti 0,3. Ja siis see õde ütles mulle, vanem õde, mis sa siin tilgutad 0,3 kaupa, et võta 1 mill süstlasse ja siis paned igal vahet tõele ainult, et teed 0,3. Läksin esimese patsiendi juurde, nii kui ma selle nõela sisse panin, 1 mill põhjalik. Siis ehmatasin ära, mis nüüd saab, muidugi see 1 mill seda atropiini ei teinud, võib-olla ta magas natuke kauem, aga see ei teinud midagi. Või näiteks jälle oli selline juhus, kus ma hommikul, no siin raamatus ka ma räägin, kuidas me võtame üle valved ju, et see, mis eelmine on teinud, kas ta on teinud valesti või õieti, selle vastutuse võtab kohe järgmine õde. Ega tema ka ei tea, näiteks ööõel, tookord vanasti oli niimoodi, et tilkumisi oli ju 25 või rohkem, neid oli tohutult palju ja ööõde pani juba valmis, pani kõik ravimid ka ju ära sisse. Kui ma nüüd kuulsin seda ravimite loengut, siis noh, see ei olnud üldse õige, mis tookord tehti, aga läksin palatisse kellelegi tilkumist panema ja nägin, et tilkus ka ju. Ma ei tea, kuidas mu pilk jäi sinna, sest tookord olid kaalium ja füsioloogiline 200-sed olid kõik ühesugustes klaasist pudelites. Ja õde oli kogemata võtnud siis selle kaaliumi pannud sinna tilku, ma ei tea, kuidas see võis juhtuda niimoodi. Ma panin kähku kinni, kutsusin kohe doktor Sarapuu oli siis osakonnas ja siis, aga midagi ei juhtunud hullu. Või näiteks jälle üks õde, tookord tegime ju neid ülekandesüsteeme nendest kummivoolikutest. Ma ei tea, kas Marje või keegi mäletab, olid suured punased kummivooliku rullid, seal pidi lõikama need jupid, need pidi pesumasinas 2 korda igasuguste vahenditega ära pesema ja siis need süsteemid kokku panema ja sterilisatsiooni viima. Ja üks õde oli need voolikud lihtsalt juppideks teinud, süsteemid kokku pannud ja sterilisatsiooni viinud. Ja esimene, kellele sellega tilk tehti, tekkis mingi tohutu reaktsioon, ta ei surnud ära, ta jäi ellu, aga siis kuidagi tuli see välja, et need olid hoopis pesemata sees. Et vaata, kui praegu mõtled selle peale, et selles kummivoolikus sa ju üldse ei näinud, kuidas seal liigub või missugune oli see, ilukarvad lähevad püsti, jah. Või näiteks no veel jah, võib-olla selle paar juhust on mul olnud sellist, kus ma tulin õhtul valvesse ja hakkasin siis nagu käisin kõik palatid läbi, tutvustasin, kes ma olen, mulle meeldis alati niimoodi, et ma tutvustasin, kes ma olen. Ja siis üks vanaproua kaebab, et tal on nii hirmus kõhuvalu juba mitu päeva. Ja ma võtsin selle tekki üles ja siin oli, kõht oli täpselt nagu pall. Ma sain kohe aru, et ma küsin, millal sa pissil viimati käisid. Ja ma ei ole mitu päeva käinud. No, ja siis kähku ma panin kohe, teadsin, et nüüd on vaja midagi kiiresti teha ja nii kui ma sain selle põie kateetri sisse, see 2-liitriline kott sai kohe täis. Ja ta ütles, ta oli nii tänulik. Või näiteks üks juhtum oli veel, kus üks meespatsient, et ta on mitu päeva kaevanud kõhuvalu ja
ja noh, et ei tea, mis on. ja ma ei mäleta, mul ei ole ka hästi meeles, kas ma võtsin ühendust valvearstiga või igatahes noh, ma ise mõtlesin, et see jutt, mis tema rääkis, et seal on mingi hiileuse kahtlus ja panin ta ratastooli ja viisin röntgenisse ja oligi hiileus ja pidigi opilaual ja ma ei tea, seal nagu sai see asi korda. Ja siis on veel see, siis mäletate meil oli siin kunagi majandusjuht või Finagi. Ja tookord oli nende vanade riiete mahakandmisel väga kuri kord. Samas meil ei olnud tookord mähkmeid ja meil oleks nii vaja olnud neid igasuguseid lappe või neid kaltsusid alla panemiseks. Ja Finagin sundis kõik mahakantava pesu ja materjalid alla tuua ja suure paku peal raius kirvega peenikesteks tükkideks. Ja meie ahastasime, see oli väga karm lugu. Ja muidugi oli ka selline juhus, kus mul olid päevased tööd kõik tehtud, jäin ööseks valvesse ja siis tuleb üks meesterahvas, võib-olla minu vanune või minust natuke noorem, et ma tulen täna sinu juurde. Vaata, vanasti oli niimoodi, et seal nurga, isegi uks käis kinni õeposti taga see ruum, kus õde siis võis natuke puhata. Välja ei lähe, ma mõtlesin, mis mõttes. Ja siis lõpuks oligi niimoodi, et jah, tema veetis seal tolles voodis öö ja mina olin koridoris. Et ka sellised juhud ja muidugi olen ka saanud haiglast endale elukaaslase 13 aastaks. Ka oli üks patsient, kes õhtuti armastas minu laua juures kurta, kuidas tema naine on surnud ja väga raske olukord. Ja siis, kui ta haiglast välja läks, siis mingi päev ta helistas mulle, saime kokku ja väga hästi tantsis ja tal oli auto ja see oli selline. Ja võt niimoodi. Jah, aga ma ei tea, kas siis anda veel rohkem raamatut välja või? Sul on järje jaoks isu. On, aga nüüd on niimoodi, et kas teil on midagi küsida? Mina muidugi võtan väga tagasi, eile läks möll lahti, sest Õdede Liit pani Facebooki selle raamatu, jah, sest esmaspäeval Õdede Liit toetas seda raamatu trükkimist ja ma viisin neile mõned eksemplarid ja nad panid nendesse kingikottidesse, kes oli parema aasta õde ja parema aasta hooldaja ja osad olid juba lugenud ja siis olid kommenteerinud ja siis nii ongi. Aga selle raamatu müügihind on 15 eurot ja kes on toetanud, siis need saavad raamatu ja ma võin ka sinna midagi siis sisse kirjutada. Kui on teie soovi. Sul on vahetusraha kaasas. Sa saad hakata sisse kirjutama. Aga tee torti. Ja, kõigepealt.